arvan, et see disaineriks kasvamine tegelikult on üsna pikk rännak, et ma tegelikult tahtsin minna üldse skulptuuri õppima, kui ma kunagi lõpetasin keskkooli ja lõpetasin Tallinna Laste Kunstikooli. Sel väga lihtsal põhjusel, sest mu vanaisa oli skulptor ja seda ma olin nagu näinud hästi palju kõrvalt ja mulle tundus, et on hästi oluline oma kätega midagi teha, et mul oli seal teisi erialavalikuid ka laua peal, aga lõppkokkuvõttes ma ikkagi sain aru, et ma tahan ise teha midagi oma kätega. Ja see skulptuuri idee tegelikult kukkus laualt maha hästi praktilistel põhjustel, et mu vanaisa ütles mulle, et kuule, et see on ikkagi füüsiliselt raske töö, et me siin koos teeme asju, et aga kui sa tahad suuri vorme teha, et mõtle, et äkki on midagi natukene sellist nagu, mis niimoodi konti ei murra ja mingi segasel põhjusel tundus mul mood kõige lähedasem. Ma ei tea, ma praegu mõtlen, et loogikat seal võib-olla väga pole, aga mulle võib-olla siis tegelikult ka see, et mood ikkagi tegeleb inimkehaga ja mitmedimensioonilise vormiga. Aga kui ma läksin moodi õppima, siis küll päris kindlasti ei läinud ma õppima disaineriks. Ega ma ei saanudki täpselt aru, ma arvan, mida see disaineri elukutse endast tähendas. Ja ma kuskil teisel kursusel oli mul ka selline hetk, kus ma ikkagi mõtlesin, et ma vahetan eriala. Aga siis ma jäin sinna edasi ja leidsin sealt ikkagi mingeid asju, mis minu jaoks väga huvitavad tundusid, nii et kui ma magistrisse läksin, siis tegelikult selleks hetkeks olin ma enda arust leidnud siis sellise nagu kostüümikunstniku väljundi ennekõike, et selleks hetkeks ma töötasin päris palju juba teatris ja filmis, siis kui ma läksin magistrit tegema, siis ma tegelikult läksin magistrisse hoopis teise teemaga. See oli, ma nüüd mõtlen, ma olin väga inspireerunud eelmise sajandi alguse Vene kunstist ja avangardism paelus mind kõvasti, nii et tegelikult ma läksin hoopis tegema sellist väga kostüümi ja kunsti ühenduskohtadega puudutavat magistritööd. Aga siis kuidagi juhtus niimoodi, et ma võtsin akadeemilise ja kui ma tagasi tulin, oli kogu magistri ümber disainitud ja oli teemapõhine magister ja teemaks oli siis kaubamärk Hula loomine, mis tundus mulle, et mis te teete nalja või, et ma tahan suurt kunsti teha, siin kostüümiloomet ja tegeleda siin avangardismi mõtestamisega ja te räägite mulle, et ma pean hakkama tegema mingisugust kaubamärki. Ja tükk aega mõtlesin ja siis ma mõtlesin, et tühja kah, et see on ka tegelikult huvitav, et ma proovin vähemalt, et eks ma siis jõuan nagu oma seda kostüümiloomingut mujal teha ja hiljem. Ja mida rohkem ma sinna süvenesin sellesse teemasse, seda huvitavamaks see läks ja ma sain tegelikult aru, et mida ma siis õppinud olin, et mida disainimine tähendab, mida tähendab protsesside disainimine ja mida üldse tähendab ühe toote disain ja kuidas üks toode on kokku pandud ja kõik sellised asjad. Aasta oli 2002, kui ma lõpetasin oma magistriõpingud ja ma arvan, et selleks hetkeks oli must tegelikult siis enam või vähem oli siis nagu moekunstnikust saanud disainer, et ma järjest rohkem ja rohkem hakkas ikkagi huvitavama just selline nagu süsteemi disain ja protsesside disainimine, et see toote nägemine ka läbi olelusringi ja kuidas üks toode kokku on pandud ja kus ta alguse saab ja kus ta lõppeb ja kui ta lõppeb, et mida see siis tähendab ja mis sealt edasi saab ja nii edasi. Eks ikka selline oma kaubamärgi alustamine on üsna keeruline, eriti kui sa oled siis võtnud pähe, et sa tahad teha seda kuidagi väga jätkusuutlikul moel, nagu minul see arusaamine tolleks hetkeks ka küpsenud oli. Aga ma vaikselt siis hakkasin oma katsetusi tegema, samal ajal aktiivselt ka teatris kostüümidisaini tehes. Aga selline nagu, ma arvan, et oluline pööre mu loomingus ikkagi oli siis, kui ma alustasin oma doktoriõpingutega ja hakkasin tegelema siis selle tööstusharu võib-olla ühe probleemsema poolega, milleks on see keskkonnamõju ja et aru saada, milline võimalus disaineril oleks siis kaasa tegelikult rääkida läbi toote siis mingi probleemi lahendusse, et sellest hetkest alates 2007 siis sisenesin ma oma õpingutesse, olema tegelikult tegelenud kogu aeg siis mingisugusele probleemile lahenduse otsimisega selles tootmises, aga siis läbi disaini, et mõeldes siis niipidi, et see disaini haridus või need oskused, mis mul ongi minu selliseks
tööriistakastiks ja nende vahenditega proovima siis midagi paremaks muuta või teistsuguseks muuta. Mis on nagu väga muutunud tegelikult see süvenemise aste ja see süvenemise aste tuleb ikkagi väga-väga läbi praktilise kogemuse, et noh, meie disainiõpe ja meie võimalus tegelikult näha, kuidas kas või näiteks tootmine toimub, et noh, seda praktiliselt ei ole, et ikkagi väga suur osa minu sellisest praktilisest disaineri teadmisest tuleb ikkagi koostöös tehastega ja sellest lõputust tehaste külastamisest ja seal aja veetmisest, et noh, see on üks asi, mida ma ka näen meie disainiõppe juures ühe väga suure puudujäägina. Meil lihtsalt ei ole siin suuri tootmisettevõtteid ja meil tulevadki disainerid, kes tegelikult ei ole kunagi näinud, kuidas ühes suures tehases tegelikult toode algusest lõpuni, kuidas see aset leiab seal, aga seda on väga vaja, sest et kui sa seda ei näe ja sa seda niimoodi ise seal nagu kättpidi juures ei saa olla, siis on väga keeruline tegelikult neid protsesse ka kuidagi mõtestada või muuta või mingeid paremaid lahendusi välja pakkuda, et see on hästi praktiline ala ja seal tegelikult see praktika on ülioluline, et kui ma mõtlen, et milliste teadmistega ma koolist väljusin ja mis teadmised mul praegu on, ega ma ikkagi koolist väljudes ei saanud tegelikult aru, mis asi disaineri töö on, ja seal ongi need samad eelpool mainitud väga praktilised põhjused, et see tegelikult see praktilise töö osakaal õppetöös peaks olema suurem, et nagu mõista ka seda disaineri vastutust või seda disaineri rolli tegelikult mingi toote välja toomisel on ju, et disaineril on seal ikkagi väga suur osa ja väga suur võim tegelikult määrata, milline see mõju on. Ma arvan, et igaüks saab aru, kui mingisugune toode või mingi ese, millega ta igapäevaselt kokku puutub, on mugav kasutada, et see funktsionaalsus tihtipeale väga paljude inimeste jaoks on selle esmase tähtsusega ja ma arvan, et funktsionaalsus ongi disaini puhul üks olulisemaid asju, aga teisest küljest sama oluline on ka kõik see, mis sinna toote taha jääb, ehk kogu see, mida me tegelikult ei näe ja mida siis mina julgen küll öelda, et hea disain on ikkagi selline, mille puhul kogu see toote eluahel on ka läbipaistev, et see tõepoolest, et see disainer teab, kust kohast see materjal on tulnud, kuidas ta valmistatud on, kuidas ta käitub, kuidas ta kasutatakse, kus see toode ise kokku on pandud ja kui siis see tarbija või kasutaja seda toodet enam ei taha, et kuhu siis see materjal läheb ja mis sellest siis saab, et tegelikult, et me ei disaini ainult nii-öelda nagu T-särki või autorooli on ju, vaid me disainime ikkagi tervet ühe eseme elu olelusringi, eesti keeles öeldakse olelusring selle kohta, et ja ma arvan, et see ongi nagu hea disain, et kui seal on kõik need elemendid koos ja seda alati tasub tähele panna, sest minul ka oma igapäevases kasutuses mul on mingid esemed, mida ma olen kasutanud, mul on näiteks harilik pliiats, millega ma joonistan, ma olen niisugune vanakooli disainer, ma ikkagi pliiatsiga joonistan, ma arvan, et see on mingi 17-18 aastat vana, kunagi Helsingist ostetud Jaapani harilik pliiats, mis on lihtsalt nii hea disainiga, et ta kestab nii kaua. Ja see ongi oluline, et sa, või see sama asi, et sa leiad need mingisugused sellised asjad üles, mis on funktsionaalsed, vastupidavad ja sa tegelikult ka tead nende toodete lugu, et üks suur õnnetus minu arust, mis eseme maailmas on juhtunud, on see, et meil on nagu niisugune me ei väärtusta enam esemeid, et nagu väga harva tekib mingisugune kas emotsionaalne väärtus, sest et me tarbime neid asju nii lühikest aega ja nad ei jõua nagu meie omaks saada ja kuna me neid ei väärtusta, siis me viskame nad nagu väga kergekäeliselt ka minema ja nii meil tekib prügi ja nii meil tekib ületarbimine ja kõik need asjad, mis on tänasel päeval suureks probleemist ja millest me järjest rohkem räägime. Aga ma arvan, et seesama ei pea üldse ajas ju palju aega tagasi vaatama, kui me näeme millised, mul on kas või enda garderoobis on mu oma vanatädile kuuluvaid rõivaid, mida ma siiamaani kannan, et mis peavad väga hästi vastu, pluss nad minu jaoks on äärmiselt väärtuslikud mingid teatud teisel põhjusel ja ka kvaliteet on nii hea, et siin nagu see lugu minu arust on ka hästi oluline disaini puhul, et kas see toode tuleb ise mingi looga, millega sa suudad suhestuda või sul tekib endal isiklik lugu selle tootega või selle esemega ja siis sa tõepoolest väärtustad ja hoiad seda ja see elab sinuga koos, mitte ei veeda suga siin mõned hooajad ja siis ei rända prügimäel, et ma arvan, et see just see sisuline ja see taustalugu on hästi oluline ka disaini puhul aru saada, kuidas see toode kokku on pandud.